Nii valmis. Tere, mina olen Kadi Viik, Feministeeriumi toimetaja. Hariduselt olen ma majandusteadlane, aga terve oma tööelu olen pühendanud inimõigustele. Seda nii kolmandas sektoris, riigiteenistuses kui ÜROs. Olen lisaks Eestile töötanud veel 9 riigis. Kõige kaugem neist on Ida-Timor ja kultuuriliselt kõige erilisem Pakistan. See on mulle muuseas õpetanud, et kuigi maailm on väga kirju, esineb soolist ebavõrdsust igal pool ja see ebavõrdsus võib väga erinevaid ilmeid võtta. Oma videoloengus räägin sellest, milline on olukord soolise võrdõiguslikkusega Eestis, milline see on maailmas, miks see nii on ja kuidas seda parandada. Sooline võrdõiguslikkus on inimõigus ja lähtub põhimõttest, et inimesed sünnivad vabad ja võrdsetena. Võrdsetena selles mõttes, et seaduse ees on kõik inimesed võrdsed ning neil ei ole oma soo tõttu piiranguid. See puudutab näiteks hariduse saamist, valimistel osalemist, töötamist, vara omamist, abielu ja enda keha üle otsustamist. Võrdsed õigused tunduvad tänapäeval justkui iseenesestmõistetavad, kuid tegelikult on tegemist suhteliselt hilise nähtusega, sest 100 aastat tagasi olid nii naiste haridus kui valimisõigus veel väga tõsised vaidlusobjektid. Ja viimane riik, kus naised üldse valimisõiguse said, oli Saudi Araabia ja see oli 2015 ja ainult kohalikel valimistel. Ka töövaldkonnas on naistel päris palju seaduslikke piiranguid olnud. Näiteks Eestis tekkis naistel õigus täiesti vabalt oma ametit valida alles 2009. aastal. Siis nimelt kaotati naistele keelatud ametite nimekiri, milles oli üle 200 erineva ameti. Muuhulgas ei tohtinud nad olla keevitajad, madrused või karusloomade uimastajad. Tänaseks on arusaam soolisest võrdõiguslikkusest laienenud ja hõlmab lisaks võrdsetele õigustele ka võrdseid võimalusi, võrdset vastutust ja võrdseid kohustusi. Sest õiguste tagamine ei ole piisav, kui ei ole tagatud võrdsed võimalused neid õiguseid teostada. Lühidalt öeldes ei ole ministriks saamine inimõigus, sest ka enamik mehi ei ole ministrid. Kuid inimõigus on see, et igati inimest hinnatakse tema oskuste järgi ega lähtuta stereotüüpidest. Samuti pööratakse tähelepanu võrdsele vastutusele ja võrdsetele kohustustele, näiteks pereelus, sest nii kaua, kui peamiselt naised hoolitsevad laste ja kodu eest, on neil oluliselt keerulisem panustada muudes valdkondades ja ka näiteks ministrina tööd teha. Sooline võrdõiguslikkus ei ole üksnes naiste huvides. On hulk probleeme, mis puudutavad eriti teravalt mehi ja Eestis leiab neid eelkõige tervise- ja haridusvaldkonnas. Samamoodi mõjuvad soostereotüübid negatiivselt meestele. Näiteks on levinud stereotüüpne eelarvamus, et mehed on vähem pädevad lapsevanemad ja selles valdkonnas on olnud vaja meeste õiguseid laiendada. Üks näide selle kohta on 2007. aasta seaduse muudatus, mis andis meestele naistega võrdsed õigused saada vanemahüvitist, sest enne seda pidid isad vanemahüvitise saamiseks pool aastat ootama. Erandiks olid ainult olukorrad, kus lapse ema oli kas surnud või ei täitnud oma vanemlikke kohustusi. Viimastel aastakümnetel on oluliseks saanud intersektsionaalsus, kuna kaugeltki mitte kõik naised ja mehed pole ühesugused. Intersektsionaalne lähenemine tähendabki seda, et järjest enam vaadatakse, kuidas muud tunnused nagu vanus, rahvus, puue, klass või seksuaalsus inimeste kogemusi mõjutavad. Eesti puhul peaks kindlasti vaatama sugu ja rahvust, sest paljud soolise ebavõrdsuse ilmingud võimenduvad vähemusrahvuste puhul. Venekeelsete naiste palgalõhe on oluliselt suurem kui eestikeelsete naiste oma. Kindlasti mõjutab Eestis naiste võimalusi väga tugevalt ka just vanus ja tervis. Kuni eelmise sajandi keskpaigani oli sugu kasutuses peamiselt kui bioloogiline mõiste. Naisi ja mehi nähti kui olemuslikult erinevaid liike ning neid filosoofia teadlasi, kes naiste mõistuses või lausa inimlikkuses kahtlesid, oli päris mitmeid. Näiteks antiik-Kreeka filosoof Aristoteles arvas, et naiste mõistus on pigem lähemal loomadele kui meestele. Aga saksa filosoof Hegel leidis, et mõistuse puudumine teeb naised meestest samavõrd erinevaks kui taimed loomadest. Ning valgustusaja suured filosoofid Voltaire ja Rousseau arvasid, et naised on sedavõrd emotsionaalsed, et nad ei tohikski poliitikas või avalikus elus üldse osaleda. 70-ndatel hakati feministlikus teoorias eristama bioloogilist sugu ja sotsiaalset sugu. Et kui esimene oli nii-öelda looduse poolt antud, siis teine sõltus kultuurist. Näiteks määras bioloogiline sugu ära selle, kes sünnitab, aga sotsiaalne sugu selle, kes lapse üles kasvatab. Nähti, et see, mida peetakse naistele ja meestele omaseks, erineb suuresti ajas ja ruumis. See erineb isegi samal ajahetkel ja samas ruumis. Näiteks ühe küla noortel võib olla hoopis teistsugune arusaam soost kui sama küla eakatel. Tänapäeval peetakse sellist ranget jaotust bioloogilise ja sotsiaalse soo vahel liiga lihtsustatuks. Sest see, mida peame looduse poolt antud ja loomulikuks, on sedavõrd läbi põimunud sotsiaalsete ja kultuuriliste normidega, et nende eristamine on keeruline või tegelikult isegi võimatu. Ma toon ühe näite. Meeste ja naiste oodatav eluiga erineb enamus riikides. Eestis on see 9 aastat
ja Hollandis ainult 3 aastat. See näitab, kuidas kultuur ja keskkond mõjutavad ka bioloogilisi paratamatusi. Ja võite selle üle ise mõtiskleda. Mida tähendab näiteks naiseks või meheks olemine Saudi Araabias või Ukrainas? Mida tähendab see Eestis praegu või Eestis 50 aastat tagasi? Ja mida tähendab see erinevatele gruppidele, kes praegu Eestis elavad, näiteks Narva noortele või Kihnu memmedele? Mina olen teadlane, teoreetilise füüsika vanemteadur ja 4 lapse ema. Mu üks hea kolleeg rääkis oma ülikooli ajast ühest tüdrukust, kes oli väga hea füüsikas ja kui ta hakkas oma lõputöö teemat valima, siis ta läks teaduskonna ühe parima professori juurde küsima, et uurima, et mis teemat võiks temaga koos teha. Ja siis ta tegi sellise saatusliku vea, et küsis ka, et kas selle professori arvates teadlaskarjäär ja pereelu on ühildatavad, et kas ta saaks mõlemat. Professor vastas talle, et teadlaseks olemine ja emaks olemine ikka ei käi kokku, et sa pead kas ühe või teise asja valima. Tegemist oli väga hea füüsikuga, aga kes oli meesterahvas. Ja tema nägemus siis oli selline, et pereelu ja füüsika naiste puhul ei kuulu kokku. Ma arvan, et ma oma näite põhjal võin ütelda, et tegelikult võib ka mõlemat saada, et sa võid olla teadlane ja võid samal ajal olla ka ema ja isegi rohkem kui ühele lapsele. Aga kindlasti on vaja just niisugust toetavat õhkkonda, et kui sulle heidetakse ette, et sa võib-olla liiga palju aega panustad töösse ja pere jaoks ja piisavalt aega ja kas sul on vaja ikkagi nagu seda tööd teha, et see kindlasti ei aita ühtegi naist ega ka ühtegi meest kindlasti. Tegelikult on nii, et mida kõrgemale sa teadusmaailmas jõuad, seda vähem on see sooline küsimus oluline. Minul isiklikult on kõige niisugusemad nagu raskemad hetked olnud just alguses, kui sa oled väike tüdruk ja siis ühel hetkel teatad, et sulle meeldib matemaatika või füüsika ja siis suhtutakse, aga see ei ole ju ikkagi tüdrukute asi ja no mis sa pärast füüsikaga näiteks peale hakkad. Kindlasti on nagu täiskasvanute poolt hästi suur vastutus neid tüdrukuid julgustada. Sa võid saavutada palju, kui sa tööd teed. Ja mina tahaksin väga julgustada tüdrukuid ja noori naisi, et nad ei kahtleks liiga palju iseendas ega oma võimekuses, vaid kui neil on soov midagi teha ja nad tunnevad, et neid see huvitab, siis nad seda ikkagi teeksid. Isegi kui võib-olla see alati päris kerge ei ole. Soolist ebavõrdsust esineb igal pool maailmas, kuigi see võib võtta väga erinevaid vorme. Maailma Majandusfoorumi hinnangul läheb veel vähemalt 100 aastat aega, enne kui sooline võrdõiguslikkus reaalsuseks saab. Aga mõned kahtlevad selleski. Euroopa riikide olukorrast annab kõige parema pildi Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituudi indeks, mis mõõdab 7 erinevat valdkonda. Need on töö, raha, tervis, vägivald, võim, ajakasutus ja haridus. Eesti on viimases indeksis Euroopa Liidus 17. kohal ja meie tulemused on keskmisest halvemad kõikides valdkondades, välja arvatud ajakasutus. Sooline ebavõrdsus on meil kõige suurem võimu ja hariduse valdkonnas. Aga nüüd kuuleme, kuidas Saša Ida-Ukrainast on pidanud oma elus müüte murdma. До Восток-СОС я 5 лет работала в государственном предприятии. Моя профессия, и на кого я учила детей, это была сварка. Вот я и это моя группа. Парни выполняли задания. Каждый из них сделал очень хорошо. Это в прошлом году. В детстве я мечтала связать свою карьеру с или телевидением, или культурой, с чем-то таким более женским, будем говорить так. Я поступала в Луганск на профессию диктора и телеведущий. Но там у меня не сложилась учеба, я бросила учебу, потому что мне не хватало финансов на это. И написала заявление на любую профессию. И мне сказали, что осталась профессия сварщик, но так как одни мальчики, наверное, вы не подходите. Я сказала, мне все равно, я пойду, мне нужен был этот год. Так я пошла на эту профессию, отучилась сначала в училище, потом я закончила техникум в городе Рубежное, потом я закончила институт в Краматорске.
Miks siis on üldse soolise ebavõrdsusega probleeme? Ma toon mõned olulisemad põhjused. Esiteks, juurdepääs haridusele. Globaalselt on tüdrukutel jätkuvalt kehvem juurdepääs haridusele kui poistel. Veerand noortest naistest ei lõpeta põhikooli ja kõigist kirjaoskamatustest inimestest on 2/3 naised. Aga hariduse puudumine mõjutab tüdrukute tulevikku ja nende võimalusi väga palju. Teiseks, ebavõrdsed tööõigused. Keskmiselt on maailma riikides naistel 3/4 meeste seaduslikest õigustest. Kolmandaks, töö- ja haridusalane segregatsioon. Enamikes ühiskondades on tööd ja erialad jagunenud naiste ja meeste vahel. Naised töötavad madalamatel ametikohtadel ja madalamalt tasustatud sektorites. Samuti teevad naised oluliselt rohkem tööd, mille eest nad üldse palka ei saa. Näiteks hoolitsevad laste ja teiste pereliikmete eest, teevad süüa, koristavad ja teevad muid asju, mis ühiskonda tegelikult käimas hoiavad. Neljandaks põhjuseks on õiguskaitse puudumine. Maailmapanga andmetel pole enam kui miljardil naisel õiguskaitset koduse seksuaalse vägivalla ja majandusliku vägivalla eest. Paljudes riikides pole seda ahistamise vastu töökohal, koolis või avalikus ruumis. Need kohad on ebaturvalised ja naised peavad sageli tegema piiravaid valikuid, näiteks kas nad saavad üldse tööl käia või õhtuses vahetuses õppida. Viiendaks on kehalise autonoomia puudumine. Paljudel naistel on piiratud otsustusõigus oma keha ja laste saamise üle, kas siis kultuurilistel või praktilistel põhjustel. Näiteks WHO andmetel ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid üle 200 miljoni naise, kes tegelikult ei soovi rasestuda. Ja viimaseks põhjuseks on välja stereotüübid. Soostereotüübid on üldistavad arusaamad naiste ja meeste olemuse kohta. Näiteks kui peetakse mehi ratsionaalseks ja naisi emotsionaalseks. Stereotüübid ei pruugi alati negatiivsed olla, aga samuti ei pruugi neil reaalsusega mingit pistmist olla. Paraku mõjutavad need väga tugevalt inimeste elusid ja sageli algab see juba noorelt. Näiteks mehed ei nuta, mille järgi paljusid poisse Eestiski kasvatatakse, aga mis toob kaasa selle, et mehed ei ole harjunud abi otsima mure korral. Igas riigis tuleb keskenduda sellele, mis just seal oluline on. Mõnes riigis on kõige olulisem tüdrukute hariduse küsimus. Teistes riikides on hoopis tähtsam see, kuidas poisse toetada, et nad koolist liiga vara välja ei langeks. Enamus riikides tuleb tõsiselt tegeleda sellega, et kõikidel inimestel oleks olemas korralik õiguskaitse perevägivalla ja seksuaalvägivalla eest. Samuti tuleb ohvreid abistada. Tööelus tuleb naistele ja meestele tagada võrdsed võimalused mitte ainult paberil, vaid ka päriselt. Sest naisi aitaks väga palju, kui oleks olemas kvaliteetne ja kättesaadav lastehoid ja samuti, kui mehed võtaksid sama suure vastutuse laste kasvatamise eest kui naised. Mis aga peamine? Peame teadlikud olema kahjulikest stereotüüpidest ja toetama noori neist lahti ütlema. Sest inimesed ei ole karikatuurid ja karikatuurid ei peaks meie elusid määrama. Selles videoloengus rääkisin sellest, mis on sooline võrdõiguslikkus, miks me seda saavutanud ei ole ja mida ette võiks võtta, et see kunagi ka reaalsuseks saaks. Sest sooline võrdõiguslikkus ei ole abstraktne statistika. See on midagi, mis mõjutab otseselt iga inimese elu. Teil aga palun mõtiskleda selle üle, kuidas sugu on mõjutanud teie vanemate elu, teie enda elu ja kuidas te tahaksite, et see mõjutaks teie õpilaste elu.